Ma võib-olla räägin natuke tausta, et eks mind on need sellised religioossed asjad natuke nagu kogu elu huvitanud ja ma ei tea miks, aga kuidagi näiteks 10-aastaselt ma hakkasin nagu iseseisvalt avastasin järsku jooga ja sealt kaudu just idakultuur ja religioonid on huvitanud ja kuna siiski olen selle kristliku taustaga, eks nagu kristlikus maailmas nagu sündinud kasvanud, siis paratamatult ka kristlik, ütleme religioon, kristlik maailm nagu on huvitanud ja eks see Madonna on ja nagu te teate muidugi, et selles katoliiklikus maailmas on Madonna just eriti nagu selline sümbolina väga nagu hinnatud. Nii on nagu raske võrrelda, aga vaata, et rohkem kui isegi Kristus, kui nii tohib öelda, eks, et Madonna kultus on seal väga, kuna neil on seal see ema on, ma jälle ruttu räägin ühe kiire loo, et üks väga hea õppejõud ta töötab seal selles Granada ülikoolis ja siis mul on üks hea tuttav, üks Soome üks kunstnik ja tema on niisugune suur lõõp ja ta õudselt armastab oma ema, ta on ema surnud nüüd. Aga ta ikka räägib nii, et tema ema on miljonär ja ootab, kui ema ära sureb, siis saab miljoni endale. Ja see tuleb üks hommik see hispaanlane ja ma just räägin sellest nende katoliikliku kultuuri, sest tuleb ja lõug väriseb, ütleb, et Jaan, et ma saan aru küll, et ta teeb nalja, aga kuidas saab oma emast niimoodi nalja teha. Temal oli see arusaamatu. Vaat see on nende Madonna kultus, eks, et neil on see eriti näiteks Lõuna-Ameerikas, eks seal on ju suured pidustused ja kõik tuuakse Madonna välja ja siis niimoodi. Eks siis võib-olla sellest natukene nagu, eks ma olen ka mõelnud, minul pigem on see Madonna nagu sümboliseerib seda emadust ja nii edasi, kuigi eks tal on nagu teine taust. Ja Pieta ma isegi nagu, mul on niisugune tunne, et võib-olla Pieta sümbolina on isegi nagu, ütleme nüüd luterlikus maailmas ehk Pieta on vaata, et nagu võib-olla nagu suurem, tugevam märk või ei tea, ei oska öelda. Aga millega pärast mul on niisugune tunne, seepärast ma selle Pieta tegin, kuigi see on nii vana töö ja niisugune naiivne natukene aga ma ei teagi 80-ndatel vist tehtud. Ma oletan, et niisugune imelik on, aga kujutasin teda niimoodi, muidugi rist, eks. Rist on see nagu see põhimõte. Aga ma olen ka kristlikku sümboolikat muud niimoodi kasutanud, see puutub küll asjasse, aga näiteks Kristuse monogrammi olen kasutanud palju, see on see, kuidas ta siis on, Jeesus Kristus, Deus huius sorter, ehk siis in ri või igat moodi seda kirjutatakse. Mina olen nii, kuidas öelda, ma olen selline, minu maailmapilt on niisugune, kus ma ei eristaks, ma olen öelnud, Jukule olen ka rääkinud, et tegelikult inimesed nagu tajuvad Jumalat erinevalt, et seda võiks võrrelda nagu niimoodi sõelaga vee püüdmisega tegelikult, eks, et augud on erinevad, mõnel suuremad, mõnel väiksemad, aga see vesi ikkagi voolab välja, et seda Jumalat tajuda on väga raske tegelikult ikkagi inimesel, surelikul, kellel on siis antud üks teatud ajalõik, et sünnib, elab, sureb. Et nii ka selle paganluse ja kristlusega, et kus seal see piir on, et eestlased ka ju tegelikult võtsid ennem neid ristisõdasid eestlased olid väga huvitatud, uudishimuga suhtusid ju, nagu te teate ajaloos, eks, et suhtusid väga uudishimuga sellesse kristlusesse ja lasid ennast ristida meeleldi ja neil ei olnud selle vastu midagi. Aga kõik pöördus siis, kui tuli vägivallaga hakanud seda asja tegema, et see on selge. Et kas seal ongi nii suurt vahet nendel, muhameedlust ma olen vähem uurinud, sufismi ainult. Sufism on üks huvitav asi, aga eks neid ka ju nagu seal muhameedlikus maailmas on taga kiusatud ja kolgitud neid seal. Et nad ei ole sellest sufismist aru saanud, kuigi seal ka ju muhameedluseks. Aga muidu maausulised või nagu meil siin oli see taara usk ja nii edasi, et inimesed alati on püüdnud ju aru saada, et mis maailmas toimub ja on tajunud, et on mingisugused suuremad jõud järelikult, et
nii ta on, et